täna hommikul olen mõtetega kõige rohkem Johannese evangeeliumi juures. Evangelist Johannes on selline nagu eraldi nähtus. Ta on teistest evangeeliumitest täiesti erinev evangeelium ja eks sellel on ka nagu sellised võib-olla mitmed põhjused, sellepärast et vaata, Johannes oli üks sellistest jüngritest, kes oli issandale väga lähedal. Sellepärast on see nii, et ta oleks nagu kuulnud seda, mida issand on vaikselt nagu palvetamas või rääkimas, sest et kõik see Jeesuse ülempreesterlik palve ja mida me nagu saame lugeda Johannese evangeeliumist ja need on seal kirjutatud ja sellepärast kiitus Jumalale selle evangeeliumi eest. Vaata, juhin tähelepanu, mis seal on väga oluline. Johannese evangeelium püüab algusest saadik selgeks teha ja nagu väga selgele kohale panna Jeesuse, et kes ta on. Et kes on Jeesus? Et Jeesus on Jumala poeg, Jeesus on Jumala tall, ta püüab nagu sellega väga, väga otseselt tegelda ja räägib nagu nendest asjadest. Üks teine tähtis asi, millele Johannes pöörab tähelepanu, on Jumala vaim. Ja sellepärast on see nii, et ka see osa, meile väga tähtis, see oli Jeesusele samamoodi oli väga tähtis. Ja sellepärast need kaks asja, on nagu, ütleme, Jeesuse isik ja püha vaimu isik, need on mõlemad Johannese evangeeliumis väga tugevalt tegelikult välja toodud. Ja sellepärast aidaku meid Jumal praegusel hetkel, et kui oleme selle evangeeliumi juures, et me saaksime kätte nagu need ilmutused, mis on seal. Vaata, ilma Jumala vaimu abita me tegelikult seda kätte ei saa ka. Ja sellepärast on see nii, et eeldus on see, et sa oled Jumala vaimust sündinud, üldse, et me saaksime vaimseid asju mõista, ja teine asi on see ka veel, et kui palju meis on tegelikult seda vaimu. Ja sellepärast, et kui meis mõistus ikkagi domineerib, siis see tegelikult sõdib väga vaimu vastu. Ja siis me ei saa ka neid vaimseid asju aru. Ja sellepärast, kallid, rohkem on vaja vaimu. Me oleme selles ajas, kus Jumal on andnud meile oma vaimu, välja valanud selle kõige liha peale, ja sellepärast me seda absoluutselt eirata praegusel hetkel ei saa. See on vahend, millega Jumal meid juhib. Ta juhib meid oma vaimu läbi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime olla ta sõna juures ja tahaks uskuda seda, et nüüd, kui me selle sõna juures oleme, et me oleme nagu selliselt, et Jumala vaim on ise meid siin aitamas ja tegelikult juhtimas ka kõige selle sõnumi juures. Ma teen lahti Johannese evangeeliumi alguse ja ma siin lugesin sellel nädalal ja lugesin just selle nagu sellise teadmise, kes on et loe. Ja ma tahan sulle näidata sealt nagu seda mõtet, sest et üks asi on nii, et me võime lugeda nagu neid lugusid, mis on evangeeliumis. Ja lihtsalt tunneme rõõmu nendest, et me neid teame, aga teine asi on nagu neid lugusid ka nagu selliselt mõista, et miks need lood on need kirja pandud ja mida issand tahab ka nagu öelda. Nüüd on nii, et evangeelium algab sellega, et tehakse väga selgeks kaks asja. Et rist Johannes tuleb kuulutama valgusest ja ta ei ole valgus. Et ta tuleb kuulutama ja rääkima, et varsti see valgus tuleb Jeesuse näol siia sellesse maailma. Seal oli üks väga kõva kiusatus tegelikult oli see, sest et rist Johannese poole pöörduti niimoodi, et kuule, kas sina oled Messias? Vaata, milline võimalus tegelikult, ikka natuke olen. Teadeks, sest et vaata, kui inimesed juba niimoodi su peale vaatavad, siis ütleme, lihtne kiusatus on nagu seda nagu hakata ära nagu tarvitama. Aga me näeme sedasi, et Johannes on täiesti vaba sellest. Absoluutselt, ta ütleb sedasi, et mina ei ole see, pärast mind tuleb see. Ta ütleb, et ma ei ole isegi väärt tema kingapaelugi puudutama, et neid lahti teha või kinni panna. Et ta täiesti distantseerub ja sellepärast, et ta tõstab esile, väga selgelt tõstab Jeesust ja sellepärast, kallid, nii see on, et ega, vaata, me oleme ka kristlased ja meil on Kristus on pea. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et me kristlastena ei tohi seda sama viga teha, et me hakkame neid Kristuseid mängima siin sellises mõttes, et tulge minu juurde. Kallid, me kutsume ikkagi kogu aeg inimesi issanda juurde. Ja me oleme ise need, kes me oleme issanda juurde läinud. Ja sellepärast on see nii, et aga see kiusatus vahest on tegelikult on nii, et nii tore on ju tegelikult, kui meie järgi ka käiakse, teadeks. Ja aga seda tegelikult ei tohi olla. Ja sellepärast meie asi on Johanneselt õppida seda, tema juhatas tegelikult inimesi kogu aeg Jeesuse juurde. Ta juhatas isegi oma jüngrid ära, oma õpilased. Ta loobus nendest. Ta ütles, et see on Jumala talv, minge. Ja ta näitas nendele ja ta ei olnud üldse, ütles, mina pean kahanema, tema peab kasvama. Ja nii isetult ta tegelikult tõstab esile tegelikult Jeesuse isikut ja räägib, et vaata, see on Jumala talv, kui ta seal näiteks Jordani ääres on, kes võtab enda peale selle maailma patu ja järjest ta viitab just issanda peale.
ja no ütleme, ja siis ta räägib väga võimsalt, ütleme, Johannese evangeelium, nüüd ma räägin, ütleme, üks on Risti Johannes, kes viitas väga võimsalt niimoodi issanda peale, aga Johannes ise ka, nüüd on kahest Johannesest on juttu, saad aru, evangelist, kes kirjutas selle, ja teine oli siin kohe alguses, oli Risti Johannes, kellest me ka räägime ka praegusel hetkel, eks. aga evangelist Johannes, kui tema räägib sedasi, ta räägib sedasi, et siia maailma tuli tegelikult meil üks eriline võimalus ja sellepärast 10. salm siitsamast ütleb Johannese evangeeliumi algusest. ta oli maailmas, maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ja ta tuli omade keskele ja tema omad ei osanud vastu võtta, aga kes võtsid vastu, neile ta andis meelevalla saada Jumala lasteks. Et see tõeline valgus, 9. salm ütleb, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. Ja sellepärast, kallid, Jeesuse näol tuli tegelikult võimalus siia sellesse maailma ja sellepärast on kallid ja see on meieni praegusel hetkel on tegelikult olemas. Mis siis, et Jeesus läks taevasse? Ta ütles, ma olen igal päeval teie juures. Ja sellepärast, kallid, me omame seda võimalust, mis tegelikult tuli siia maailma Jeesuse näol. Ja tal on meelevalt kõige üle. No ütleme, ta vaigistab tormid. Ta teeb veest veini, ütleme, kui me jõuame varsti nagu selleni. Ja sellepärast vaata, kogu see mateeria, mis on siin selles maailmas, alistub temale. Ja sellepärast me teenime sellist issandat. Ja sellepärast on see nii, et meie võime julgelt tegelikult uskuda seda, et meie Jumal on võimeline niimoodi lahendama olukordasid. Meie vaimu juures, meie hinge juures, füüsilise ihu juures, kõik tegelikult on tema meelevallas. Ja sellepärast on see nii, et kui me oleme sellist issandat teenimas, siis on võimas asi. No hiljuti siin, kas oli eelmine pühapäev, vend ütleb sedasi, et mul on niisugune ilus sõnum, mida ma kuskilt kuulsin ja et vaata, et kui on probleemid, ja siis ma ei räägi nendest probleemidest issandale, vaid ma ütlen probleemidele, et kui suur on tegelikult minu Jumal. Ja sellepärast, kallid, meie peame nägema sedasi, et meil on tegelikult võimas issand, kellel on kõik võimalik, ta tuli siia sellesse maailma ja meie täna, kui me oleme selle ära tundnud, siis me saame alati tegelikult toetuda issandale, et tema lahendab meie asjad kõik ära. Ta tuli siia sellesse maailma tooma armu ja tõde. No kiitus Jumalale, ütleme, siin on see 14. salm. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel nagu, ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinud kirkust, täis armu ja tõde. Kallid, vaata, kui tõde ütelda kohe, siis on tegelikult väga valus. Ja sellepärast on nii, et ega Jumal isegi meie juures, kui me saame päästetud, ta teeb tööd nii tasapisi. Sest et kui see kogu tõega meile ikkagi panna kohe nagu pähe tead, siis see on meile liiga raske. Ja sellepärast me tuleme selle armu juurde ja siis me niimoodi päevast päeva tegelikult hakkame nägema, hakkame ennast nägema, hakkame ennast muutma ja sellepärast on niimoodi, et see asi tuleb tegelikult, see tuleb ettevaatlikult, kuidas Jumal meie juures on ka tööd tegemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle armu eest, aga kiitus Jumalale ka selle eest, et tõde on siin selles maailmas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et sinna tõe sisse juhtimine käib. Püha vaim on tegelikult seda praegusel hetkel ka tegemas, et ta juhatab meid kõigesse tegelikult tõtte. Nii et niimoodi hakkab Johannese evangeelium pihta, tõstes esile Jeesust ja pannes paigale, ütleme, tema positsiooni ja ka Risti ja Johannese positsiooni. No ütleme, et Paulus oli samasugune. Kui halvatu hakkab kõndima, ta ütleb, et mis te meid austate. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie ei pea ütlema üldse sedasi, et kes palvetab, see pole üldse absoluutselt tähtis. Sellepärast, et alati on niimoodi, kui keegi saab terveks, siis on tegelikult on Jumal selle tegija. Ja sellepärast on see nii, et aga meil vahest nagu inimestena nagu selliselt nagu meeldib sedasi, et kuule, et see sündis nagu minu läbi. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et tegelikult on nii, et au peab kuuluma tegelikult Jumalale ja jätame selle täna väga tugevalt meelde. Sest Jumal ei anna oma au ära. Kui me seda kiskuma hakkame, tegelikult Jumala vaim saab kurvastatud, Jumala vaim lahkub ja ilma tema vaimuta tegelikult me midagi hakkama üldse ei saa. Miks Risti Johannes ristis? Vaata, siin on kohe selline, et on niisugune küsimus on talle tegelikult, et 25 salmsid ja nad küsisid Johanneselt, siis Risti Johanneselt, kui sa ei ole Messias, ega ole ka Eelia, ega prohvet, miks sa siis ristid? No ja tema vastas, et mina ristin teid veega ja ka teie keskel, kuigi te ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Aga teate, mis see peapõhjus tegelikult oli? Ta ootas ristimisel, et ta näeb Jumala vaimu laskumist tuvi näol Jeesuse peale. Võtta, see on nagu selleks
selleks tunnuseks, 33 salm. Minagi ei teadnud, kes ta on. Kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib püha vaimuga. Ja sellepärast, kallid, see, mida Johannes tegelikult tegi, see oli niimoodi, et inimesed käivad ristimisel. Ja ütleme, ta ainult jälgib sedasi, kas juba tuleb tuvi või ei tule tuvi. Kas tuleb see jumala vaim või ei tule ja kas ta jääb tema peale. Et ta nagu jälgis tegelikult väga, väga seda. Ja sellepärast oli see nagu see ristimise mõte Johannesel oli täiesti teistsugune. Inimesed seal parandasid meelt ja nad tundsid oma patusust ja need olid täiesti oma teiste südametega tegelikult Johannese juures. Aga Johannes kogu aeg nagu jälgib sedasi, et ma nüüd seda momenti maha ei magaks. Sest et mul on räägitud ja tõotatud seda, et ma pean nägema seda, ja 32, ja Johannes tunnistas, ma nägin vaimu tuvina taevast laskuvat tema peale ja jäävad sinna tema peale. Ja sellepärast vaata, milline ristimise mõte oli tegelikult, oli see, et sünniks see vaimu langemine Jeesuse peale ja Jeesus oli oma 30. aastates, kui ta ristimisele läks seal Johannese juures ka ja sellepärast ja siis, ütleme, Jeesus läheb pärast seda, läheb vaimu väes, teenima, teised evangeeliumid kirjutavad seda, ütleme, et kõigepealt see kõrbekiusatuseks ja siis ta vaimuväes hakkab tööle. Ja sellepärast, kallid, nagu ütlesin, et vaim on tähtis ja sellepärast on nii, et vaata, nagu apostlite tegudes, eks on öeldud sedasi, miks seal ütleme, see nõnda on öeldud, me alati nagu seda niimoodi nagu ei rõhuta, aga see on seotud veega ristimisega, eks. Aga, ja siis on öeldud siin apostlite teod 2:38 ja Peetrus ütles nendele, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Samamoodi nagu vaata see püha vaimu tegelikult tõotus on nagu sellisel hetkel ka just kaasas ristimise juures, siis te saate püha vaimu anni. Ja sellepärast me võime vaielda, et näed, et Korneliuse kojas vaim langes ennem ja pärast ristiti veega, aga kallid, ma mõtlen, et need mõlemad on tähtsad. Ja sellepärast on see nõnda, et kiitus Jumalale, et ma mõtlen, see Korneliuse koda oli esmakordne juhtum ja sellepärast seal on niimoodi, et vaevalt, ütleme, seal Peetrus oleks tahtnud hakata mingit paganate ristimist korraldama. Sellepärast, et see oli nagu välistatud, et kuule, see on ikka teine kategooria, aga seal pidi Jumal midagi nagu ette panema. Ja kui ta nägi sedasi, et vaim on valatud nende peale ka, et kuule, et siis nüüd ristime ka ära. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt on see selline lugu, et väga oluline moment, mida siis Johannes meile siin oma evangeeliumis ütleb sedasi, et vaim peab olema. Ja sellepärast, kallid, ilma Jumala vaimuta tegelikult ei tasu elada Jumala lapse elu. Ei tasu elada mõistusega Jumala lapse elu. Sellega me tegelikult ei jaksa ja sellepärast ja sellega me kuskile nagu ei jõua ka. Sellepärast, et vaata, meie ei saa vaimsetest asjadest aru. Ja sellepärast on see nii, et ega meil ei olegi nagu eriti keerukas, võiks ütelda siin, ütleme, kogudusena, et vaata see olukord sorteerib ise inimesed ära. Kes suudavad olla, need on, kes ei suuda olla, need lihtsalt lähevad ära. Sellepärast, et vaata, kui sa vaimsetest asjadest aru ei saa, sul ei ole mitte midagi tegelikult siin teha. Sest et siin ei ole mõistuse jaoks meil midagi erilist. Ja sellepärast on. Muidugi, ütleme, et ma ei tea, kumb sa nüüd oled sa juut või kreeklane, tead, eks, et kumb sa oled. Kui sa otsid tunnustähti, siis Paulus ütleb, et sa oled juut. Kui sa otsid tarkust, seda Sofiat siin selles paigas, siis oled kreeklane. Aga Paulus ütleb, tegelikult meil on vaja mõlemat. Nii juudile kui kreeklasele on ühte vaja, Kristust on vaja. Ja sellepärast on see nii, et aga meie vahest nagu selline, et ma saan aru, imede koosolekud on täitsa oma koha peal. Inimesed jooksevad selle koha pealt kokku, et tahaks nagu need imesed näha. Ütleme, et see on üks variant, inimestele meeldib üleloomulik. Ja sellepärast on see niimoodi, et sellepärast mustkunstnikud saavad ka endale vaatajaid, sest et inimestele meeldib. Sellepärast, et kui see inimestele ei meeldiks, keegi ei läheks ju vaatama seda. Ja sellepärast see loomuses on tegelikult, võiks ütelda, on selline, et me tahaksime midagi niisugust üleloomulikku näha, me tahaksime nagu midagi kogeda, aga me näeme sedasi, et sõna ütleb väga otseselt, et kuule, otsitakse seda. Kui, ütleme, juudid käivad Jeesusel järgi, ütlevad, et kuule, teen on mõni tunnustäht. Teil ei anta mingit muud tunnustähte kui prohvet Joona täht. Et see, nii nagu Joona oli seal kalakõhus 3 ööd ja päeva, nii on inimese poeg maapõues. Kõige suurem tunnustäht on sündinud tegelikult selle kaudu. Ja seda ta ütleb nendele juutidele, tahate, siis võtke seda. Ikka enamus juute
siit saadik seda ei võta. Sellepärast, et noh, et lihtsalt neid kasvatatakse nii, et ärge vaadake selle poole, ärge tegelge sellega. ja noh, mis ainult see, noh, ütleme see pimeduse kate, mis on ka issanda poolt tegelikult veel ära tõmbamata, nii kaua, kui see kate on, nii kaua nad tegelikult ei näe ja midagi teha ei ole, lihtsalt nad on selles olukorras. aga näed, meie, kes me oleme täna siin, ma usun sedasi, et me saame lihtsalt niimoodi neid uusi ilmutusi lihtsalt korjata. ilmutus läheb suuremaks. noh, millal ma siin rääkisin seda, et noh, näiteks, et kui meie usuisa Abram, noh, ütleme, siis ta oli veel Abram, kui seal, kas on 15. peatükk, kus ta seal ohvrit toob ja need lõikab need linnud pooleks ja kuidas ta siis, röövlinnud tahavad tulla need ohvri, noh, ütleme neid loomasid või mis seal olid kõike, sealt nagu ära võtma, ta peletab neid minema. ja siis on nii, et ja siis on järgmine hetk on öeldud sedasi, et ta jäi magama, langes sügavasse unne ja üldse enam lindusid ära ei peleta. mis ilmutuse ma sealt sain? vaata, öösel linnud ka magavad. noh, ja öösel sa ei pea neid lindusid peletama, eks no ma ei tea, mõtlesin, et öökull võib-olla punnitab oma silmasid kuskil seal, eks. aga noh, see öökull ka eriti see niisama uikab, eks, aga ta nii ohtlik ei ole nähtavasti. aga ma mõtlen, et need, noh, ütleme need, kes on need nagu need röövlid, võiks ütelda, öösel neid ei ole ka. ja ma sain aru, kui ma lähen öösel issand ette, mul neid sõnaröövleid ei ole. Neid ei ole lihtsalt. no ma ei oska seda seletada, miks levivad, ütleme, raadiolained öösel paremini kui päeval. no ütleme, et aga nii ta on, et ta on selline, et vanasti oli ka täpselt sedasi, et öötundidel võisid neid pikki laineid kuulata just. väga kauged raadiojaamad töötasid sedasi, et öösel, et vaata, kõik see muu, no ütleme, et eks see muu tegevus, mis oli nagu ütleme siis just sellel ajal, ma ei hakka seda füüsikat taga ajama, aga midagi oli nagu selles, et oli selles, et ja vaata, kui sa saad neid tegelikult, need ilmutused, et kuidas tegelikult need asjad töötavad, siis sa hakkad tegelikult tegema neid asju, et midagi on kergem. Kui ma olin, noh, ütleme 83. aastal olin Tallinnas, olin üsna 2 kuud olin haiglas oma selle käega ja seal vastas oli lastehaigla. ja teate, mis seal oli? lastehaigla operatsioonibloki need aknad läksid alati õhtul kuskil kell 10 või hiljem veel läksid valgeks, sest lapsi opereeriti öösel. lapsed olid õhtul magama läinud ja siis, kui nad olid magama läinud, siis pandi neid veel kord magama ja siis opereeriti ära ja kui ma hommikul ärkasid, siis oli juba kõik hästi. ja sest, et seda kasutati lihtsalt, et oleks nagu kuidagi oleks kergem. ja sellepärast, kallid, niimoodi, et nii see öö kui päev, noh, ütleme, see pimedus ja kõik, mis siin praegusel hetkel on meie ümber ka puhtfüüsiliselt, see kõik on tegelikult oma koha peal, see on tegelikult kasuks. ja sellepärast Jumal on, ütleme, et kõik on tegelikult väga, väga targasti teinud. nii et väga huvitav on, näed, kui loed Jumala sõna ja kui Jumal hakkab nagu nendele asjadele nagu sellist sisu ja ilmutust tegelikult juurde andma. no nii, nüüd on niimoodi, et liigun siin edasi, lähmegi 2. peatüki juurde, kus Jeesus on siis seal Kana pulmas ja teeb veest veini. ja sellepärast, kallid, see, ütleme, see veelugu on tegelikult ka väga tähtis lugu. ja nii, rääkige oma jutud ära, siis ma räägin varsti edasi. nii, sest et ei, jutte vahel segada rääkida ei ole vaja, sest et see kõik tegelikult häirib. 2. peatükk teeme lahti ja Johannese 2. peatükk. pulmad on seal Galilea Kaanas. no ütleme, et Johannese evangeelium väga palju just räägib, mis toimub Galileas ja seda, mis toimub Jeruusalemmas. ta igas piirkonnas üldse nagu ei tegele ja sellepärast Johannes, nagu on, ütlen, et täiesti eraldi evangeelium. aga seal toimub üks selline täiesti eriline, noh, ütleme selline asi, et vaata, seal pulmapeol on niimoodi, et vein saab otsa. aga seal on üks teine lugu ka, et juutide puhastuskombe järgi need 6 kivianumat või mis seal on, eks, need on tühjad. ütleme, et see puhastuskombe järgi võiksid olla need kivianumad vett täis, sellepärast et nendel olid, noh, see vesi oli puhtalt nende pesemise asjade jaoks ja nende seadmiste jaoks pidi olema. aga need olid sel korral, olid ka tühjad. ja nüüd on niimoodi, et kui Jeesus seal hakkab tegutsema, siis ta tegelikult teeb veest veini. ja nii kui ma alguses ütlesin sedasi, meil on see issand, kellel on võimalus tegelikult selles, võiks ütelda, selles materiaalses maailmas teha neid muutusi. ja sellepärast on niimoodi, me elame füüsilises ihus ja neid muutusi saab meie füüsilises ihus teha, sest et vaata, me valdavalt ju, kui ütleme, et mitu protsenti me oleme veest, ei julge praegu ütelda, eks. väga valdav osa, joo vett, mida rohkem su sees vett on, noh, ütleme, see nagu selles õiges koguses, seda parem, kui sul seda vähe on, sul veri läheb paksuks ja tekib igasugu probleeme ja sellepärast on see nii, et vaata, see peab olema. aga see on üks element,
mille juures tegelikult Jumal tegelikult tegutseb. vaata, vesi on selline asi, kuidas maailm loodi. Püha vaim õljus vete kohal. Jumal hakkas rääkima ja see maailm sai kõik loodud. Loeme Peetruse kirjast, et veest tuli maa, kui Peetrus oma 3. kirja seal teises peatükis räägib nagu seda asja. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, Jumala jaoks on see, ütleme, vesi selline niisugune nii oluline tegelikult element. Ja ta on, ja ta on, mingis mõttes on ta väga ohtlik element, teate, mis ta on? Ta on selline, et vaata, ütleme, kes me keemiat natuke tunneme. H2O, eks, vesinik ja hapnik. Ja mõlemad on väga tugevasti põlevad asjad, eks, ja see on vesi. Ja me kustutame tuld veega, eks. Me kustutame, võiks ütelda, väga ohtlike ainetega, vesinikuga ja hapnikuga kustutame tuld. Ja ega see juhtubki niimoodi, et kui on väga kõrged temperatuurid, siis pidi olemagi niimoodi, et vesi laguneb ära. Ja kui on väga kõrged temperatuurid, siis vesi läheb ise põlema tegelikult selles olukorras. Ja tuleb hoopis tuld juurde. Aga ütleme, see tavaline olukord, mis meil on elus, siis kahju võid visata vett küll ta kustub. Ja sellepärast on see nii, et aga, ja siis Peetrus kirjutabki edasi, ütleb sedasi, et aga lõpuks ongi need maailma algained põlevad ära. Ma olen kuulnud sedasi, et ühel päeval Must meri põleb ära. Tead, eks, ma tead, praegusel need sündmused käivad, kelle see Krimm on või ei ole ja kõik selle, kui valvavad seda kohta. Ja siis mõtled sedasi, et aga tead, et on prohveteeringud ja värkisid sedasi, et ühel hetkel see lakkab üldse olemast, et läheb põlema ja ei olegi seda. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me näeme sedasi, et Jumal on selline Jumal, kes tegutseb siin selles maailmas ja nii ta on. Et olgu see täna ka, Jeesus ütleb, et mina olen see eluvesi. Ma ei tea, milline ta sulle on. Kas ta on sulle mõru või magus? Vaata, kui seal Iisraeli rahvas rändab, nad jõuavad kuskile Maarasse, see on seal teise Moosese 15. peatükis, kui nad on välja tulnud, nüüd ühe vee loovutame siia vahele ja siis on niimoodi, et see vesi on selline mõru ja kibe ja nad seda juua ei saa. Ja siis nad on seal hädas, et miks see niisugune vesi on. Aga vaata, nüüd kui seda kohta lugeda, siis me saame veel ilmutusi selle koha pealt. Teise Moosese 15:22. Siis Mooses käskis Iisraeli kõrke mere äärest edasi minna ja nad läksid suuri kõrbe ja käisid 3 päeva ega leidnud vett. Nad jõudsid Maarasse, aga ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe. Ja seepärast pandi sellele nimeks Maara, mis tähendabki kibe. Ja sellepärast siis rahvas nurises Moosesega, öeldes, et mida me joome. Tema hüüdis issanda poole. Ja issand näitas temale ühte puud. Siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks, seal andis issand rahvale seaduse ja õiguse ja seal ta katsus teda läbi. Ja vaata, seal on niimoodi, et vaata seal issand näitab Moosesele ühte puud. No meil on praegusel hetkel on üks tähtis puu, on ristipuu, mida Jumal on meile näidanud. Vaata seda ühte, sellega tuli tegelikult, sellel hetkel tuli muutus. Ja ma usun sedasi, et kõik need asjad, mida me siit Jumala sõnast leiame, need on kõik sellised võrdpildid. Nii nagu seal kõrbes, Mooses ülendab selle mao sinna ridava otsa, jälle Jeesuse ristil. Ja kõik need momendid asjad on. Kallid, sinu kibe elu saab magusaks muutuda, sul on seda ühte puud on vaja. Sul on vaja seda ristipuud. Ja nagu sellises mõttes, sest et tegelikult meie paljude elu on nii kibe siin selles maailmas. Ja et kui see kuidagi nagu ei kõlba, siis inimesed leevendavad seda, tead, oma stressides ja värkides, sest elu on kibe. Kes paneb narkotsi ja kes paneb arstirohtusid ja samasugune võiks ütelda sõltuvus sealt. Või kes lihtsalt hakkab jooma või mis iganes. No ütleme, et inimesed leevendavad oma kibedat elu lihtsalt sellega. Sest et sa oled kuskil seal kõrbes jõudnud, juua ei ole midagi. Ja siis, kui jõuad, siis see on ka niisugune kibe. Aga me näeme sedasi, et kohe oli lahendus. Ja kallid, lahendus on tegelikult meie issandas Jeesuses. Ja sellepärast vaata, kui Jeesus on seal pulmas, ta teeb nagu teeb sellest veest selle veini. See on nii hea, et nad on imestanud, kuidas see saab nii olla, et kus see kõige parem praegusel hetkel välja võetakse. Kallid, kui midagi issand teeb, see on tõesti, ongi hea. Ja sellepärast lihtsalt täna ma räägin sulle, et usalda seda, et issand on võimeline meie eludes ka muutma neid asju. Me ihudes ka saad sellest asjast aru. Sest et vesi on täiesti meie üks ihukomponent.
no see on täiesti, söö kurki ka, tead. Sellepärast, et kurk on ka puhta vett täis, alati selline asi. Ja aluseline teine veel ka. Sest vaata, see on selline, ma ütlen, see on muidugi head kurki, tead. Ma ei tea, osa, kui väga keemia on, võib-olla ei ole nii enam. Aga niisugust täitsa loomulikku kurki, see kõik on tegelikult, noh, ütleme, oma koha peal. Sest et Jumal on pannud tegelikult kõik targalt käima ja mida me vajame. Ja kui sa usud issandasse, nii nagu ta sõna ütleb, teate, mis siis juhtub? Siis hakkavad sinust voolama, see on jälle Johannese evangeelium seal, eks, 7. peatükk, hakkavad elava vee jõed voolama. Ja sellepärast vaata, see issandasse uskumine on samamoodi, et see paneb meist tegelikult need elava vee jõed voolama. No üks veelugu tuleb veel nagu siin meelde, näiteks, et kui Elisa on saanud just värskelt oma prohvetiameti, siis ta jõuab ka sinna ühte paika, kus ühes paigas on tegelikult vesi on halb. Jah, ja mõtlen, mul jäi lõpuni lugemata see Maara lugu ja siin on veel, vaata see ilus tõotus, loeme selle ja see läheb kokku selle Elisa looga ka. Noh, Jumal andis rahvale seaduse ja õiguse ja katsustada seal läbi. Vaata selle kibeda olukorra juures, kus nad olid janus, oli selline, et Jumal on need läbi katsumas ja annab nendele seaduse, ta tegelikult hakkab nendele andma seda niisuguseid oma juhiseid, mille järgi nad elama peavad. Ja siis ta ütleb, et kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand, su ravija. Ja vaata, seal on see niimoodi, et vaata, seal on see rahva. Meile see meeldib, et Jehova rahva, see on meil see ravija, tead, et me võtame seda. Aga vaata, kus olukorras see sündis. Seal see sündis siis, kus oli kibevesi ja siis, kus oli tegelikult see puu, mis muutis selle vee magusaks ja siis antakse need tõotused selle koha pealt, et kuula, tee seaduse järgi ja millest oled vaba? Oled haigustest, oled vaba. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, noh, ütlen, et kas on haiguseid maa peal praegu selle hetkel? Küllalt on. Tead, neid on füüsiliselt, neid on vaimselt, neid on psüühiliselt, no igasugu sorti haigusi. Eesti rahval on küllaga tegelikult neid inimesi, kes on selles olukorras. Ja Jumala rahvas ei ole ka tegelikult, ütleme, nendest asjadest täiesti puhas. Ja mõtlen sedasi, et noh, et sa ei peagi nagu süüdistama ka selle koha pealt, et noh, et see nii on. Et eks me kasvame nendes asjades ja sellepärast on see nii, et ära sellepärast ka kurbule. Loed piiblis samamoodi, et kõik need lood on. Paulusel ka vaihus. Ja sellepärast on see nii, et mõni olukord on niimoodi, et sa väga lendu ei läheks ja et sa väga uhke ei oleks. Siis sa pead natukese kannatama ka, sest Jumal teab sedasi, et kui sul nõtrust ei oleks, no siis sa paneksid kõiki paika, et miks te siuksed olete, et vaadake mind, tead, eks, et noh, et ma niukene, tead. Ja aga sellepärast Jumal ei taha seda, sest et see on veel hullem pat, kui sa selles uhkuses oled. Ja nii, et kiitus Jumalale ja need ja siis on vaata, kui ilus on selline, et kui seal vesi läks magusaks ja näidati need seadused asjad ära, siis nad tulid Eelimisse ja seal oli 12 veeallikat ja 70 palmipuud. Seal oli väga meeldiv olla. No vaata, lugesidki puud ka kokku ära. Palju nüüd oli? Teate, Karja tänaval oli 120 puud. Need võeti kõik maha. Aga Eelmis oli vähem. Seal oli 70 palmi, aga need jäid kasvama nähtavasti. Ja siia tulevad osad tulevad tagasi ka. Aga lihtsalt siin praegusel ajal on see probleem. Ja sellepärast kallid lihtsalt need puudelugu oli ka, loeti need kõik sellel korraga kokku. Ja oli need 12 veeallikat ja selline moment. Ja siis nad löövad oma leeri sinna tegelikult ülesse. Sest et vaata, et selle vee juures oli nii mõnus olla, et nii nad leidsid, et kuule, seal tulebki olla. Nii et kallid, jätame selle asja meelde, et meil on issand, kes tegutseb vee läbi ja sellepärast on see nii, et see on täiesti selline loomulik keskkond, noh, ütleme see veekeskkond, see kõik on, ütleme, et kui hakkad mõtlema, kuidas laps sünnib. Ta seal loksub 9 kuud seal ema ihus seal vee sees, siis tuled veed välja ja saab laps ka välja. Ja sellepärast, et kõik on veest, kõik on tegelikult veest ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, ja vaata, meil on vahest nagu küsimused ja ma tean, mõni vend oskab paremini seletada, et kuidas see vaim ja vesi ja veri ja kõik, noh, jah, sama kirjades ka räägib, et kuidas need kõik oma koha peale lähevad. Aga põhimõtteliselt täna näed, ma tõmbasin erilise tähelepanu ka just sellele vee osale. No nii, jätame praegu vee sinna. Nüüd järgmine asi on selline, et Jeesus läheb üles Jeruusalemma, seal 2. peatükk ja 13 salm räägib seda ja siis ta puhastab templit. No ütleme, seal teised evangeeliumid räägivad, et see templi puhastamine oli lõpupoole. Johannese evangeeliumis on see alguse poole. No Johannese evangeelium on kõige hiljem kirjutatud ja ma ütlen, et ega see, noh, mina ei tea, see kronoloogia ei ole üldse nii tähtis, vaid see sõnum on tähtis, eks, et mis
mis on siin kirjas on. ja nüüd ta on niimoodi, et ta puhastab selle templi, ta ütleb, et see on tehtud kaubakojaks ja see tuleb ära puhastada, et see peab olema palvekoda. Eks te tea, et te Jumala tempel olete ja kallid, praegusel hetkel on niimoodi, et igaüks meist saab ise vaadata seda, et mis templis toimub. Kas on kaubakoda või on pühavaimu tempel. Et vaata, see on, aga nagu täna ütlesin, et vaim tegelikult tahab omada kohta meis. Ja sellepärast on see nii oluline tähtis. Aga see võib tegelikult niimoodi olla ka, et me võime isegi istuda siin, aga me tegeleme teiste asjadega. Mõtted on täiesti kuskil mujal. See on kõikidel võimalik. Ja sellepärast on see kallid, on see niimoodi, et aga selle koha pealt me peame iseendale nagu aru andma, sest issand tegelikult tahab seda templit puhastada. Et see oleks tegelikult palvekoda, et temal tegelikult oleks ruumi ja et tema saaks tegutseda, et Jumala tahtmine saaks sündida ja sellepärast on see nii, et on selline moment, et Jeesus puhastab seda templit. Sellest tuleb pahandus, sellepärast, et kui keegi midagi seal templis julges teha, sest tempel oli ikka nii püha paik, kõik oli välja kujunenud, kuidas seal elama peab. Ja et kuidas sa julged seda teha, miks sa seda teed, kes sa siuke üldse oled ja niimoodi. Aga Jeesus ütleb, et lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Nad mõtlevad, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. 20 salmi, kus ma siin loen teisest peatükist, jah. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Vaata, sellepärast ma juba rääkisin, et kui me templi puhastamisest, siis oli jutt praegusel hetkel, et ka meie ihudest, me oleme need pühavaimu templid. Aga nüüd ta rääkis oma sellest ihust, et ta on siis 3 päeva pärast on üles tõusnud ja sellega on korras. Ja siis näed 22 salm. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud. Ja vaata, Jeesus kord, kui ta seda templit puhastas, peale üles tõusmist tuleb nendele meelde, et ta rääkis sellest 3 päevast ja siis nad hakkasid uskuma kirja ja sõna, mida Jeesus oli öelnud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me mõistame tegelikult asju tagant järgi. Ja me läheme olukordadest läbi, me ei saa vahest nagu nendest, viidetest aru või mida on nagu issand ka ütelnud ja siis hiljem juhtub see, et me nagu lihtsalt tagant järgi taipame, et nõnda see täpselt oli. Ja kui siis Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. Oli juutide keskel, juudid tahtsid, juudid said, juudid uskusid. Sellepärast, et läks Jeruusalemma ja see asi tegelikult sündis seal, sellepärast, et ta teadis, et juudid otsivad seda ja ta lubas nendele sellel hetkel ka seda sellel momendil. Nüüd Johannese evangeelium üks meie jaoks kindlasti väga oluline ja tähtis, numbri järgi siis 3 peatükk, on see kõnelus Nikodeemusega. Vaata, seal on sellest ülevalt sünnist, vaimust sünnist see jutt. Ja küll on hea, et üks Iisraeli õpetaja, kes tuleb Jeesuse juurde oma küsimustega ja Jeesus on vastamas ja seal tuleb väga selgelt, tuleb just see esile, et 3. salm, et tõesti, ma ütlen teile, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Ja sellepärast, kallis, see on täna ka niimoodi. Sa ei näe Jumala riigi asju täna, kui sa ei ole ülevalt sündinud. Sa ei näe, sul on niimoodi, et sa võid kõike muud näha, sa võid inimesi näha, sa võid nende käikumist näha, sa võid analüüsida neid, kuidas need usklikud elavad või käituvad ja sa võid oma mõistusega seda kõike teha. Aga kui sa ei ole vaimust sündinud, sa tegelikult Jumala riiki ei näe. Ja sa lihtsalt oled pimeduses selle koha pealt. Ja sellepärast Jeesus ütleb Nikodeemusele, oled tark mees küll. Aga nüüd on selline lugu, et aga Jumala riigi asju sa ennem ei näe, kui sa oled ülevalt sündinud. Siis on see sündimise mõte, et kuidas see uus sünd on. Aga nüüd ongi nii, et ega see on väga, väga oluline küsimus. Kas me oleme ülevalt sündinud? Nüüd, ma ei tea, mõni inimene kahtleb väga kaua selles asjas. Kuidagi ikka kahtleb, et peab jälle uuesti kogu aeg, kui ikka kuskil kutsutakse, jälle sünnib tedeks. Teate, tegelikult on ikka niimoodi, et kui sa sündisid, vaata, meil kõigil on sünnipäev. Meil ei ole mitut sünnipäev ja mõni ütleb, et tuli autoõnnetuses ei ellu, et mul on nüüd teine sünnipäev või raske haigus ei ellu, see on siuke fiktiivne, seda sulle passi ei kirjutata. Ja sellepärast see on siukene oma mõistuse mõte seal. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et hea küll, isegi kui sa oma sünnipäeva ei tea,
osadel inimestel on niimoodi, et ongi sassis sünnikuupäev. Ja no lihtsalt on, sassi läks lihtsalt elu segaduste tõttu ja passide vahetuse tõttu ja vahest on niimoodi, et inimesed elavad oma valede sünnikuupäevade ja värkidega ja no ütleme, et dokumentidega juhtub sedasi asja ka, et on. noh, ütleme, et ja sul võib olla, isegi vaata, kui lapsi lapsendatakse, tead, mis on, kui niimoodi ka päriselt tahavad lapsendada, nad võtavad, kui keegi sünnitab lapse ja ei taha seda kasvatada ise ja annab ära, siis see laps võetakse, tal muudetakse nimi, tal muudetakse sünnikuupäev ka veel ära. Kõik muudetakse ära ja tehakse täiesti pimedaks ja värk, et noh, et hiljem, kui siis see pere või see ema või tahaks hakata oma last tagasi otsima, siis on juba väga raske, sest ta ei tea, kui palju või kuhu ta nimi muudeti või see nimi ja just see ka kuupäev muudeti ja palju siis seal neid nihkeid tehti, mina ka ei tea, kui palju neid tehakse. Aga siis ütleme, et aga seda täiesti konkreetselt tehakse sellepärast, et seda segadust tekitada. Aga no ikkagi inimene on inimene, isegi kui tal selle kuupäevaga on segadus, vahet ei ole sellega, eks. Aga täna on nüüd selline, et küsimus on nagu selles, et kas sa nagu oled sündinud või ei ole sündinud. Vaata, selle koha pealt peab sul selgus olema ja ma tahaksin sedasi, et noh, et sa, ja vaata, see on tegelikult on see usu küsimus. No kas sa oled Jeesuse vastu võtnud? Kõigile, kes ütlesid vastu Jeesuse, andis ta meele valla saada Jumala lasteks. No kas sa usud seda sõna või ei usu? No mis tõestus sulle veel on vaja? Kui sa oled Jeesuse vastu võtnud, tead, eks, sa ei saa tulla üldse Jeesuse juurde teisiti, kui isa ei tõmba. See on täiesti välistatud, Johannese evangeelium teeb selle nii selgeks, et meil ei ole mingisugust, no niisugust mittelegaalset võimalust, et me kuidagi lihtsalt tuleme. See ei ole võimalik, see on niimoodi, noh, ütleme, et siis sa võid ju seal ümberringi kõndida, aga niikuinii lased jalga ühel hetkel selle asja juurest. Aga kui sa oled sündinud ja kui sa oled issand oma, siis sa jääd. Ja sellepärast ja katsumused asjad, mis tulevad, ka ei viisinud mitte kuskile ära. Ja sellepärast on nii ka täna, et lihtsalt palu selle koha pealt tegelikult seda armu. Et noh, need võivad olla erinevad sellised noh, ütleme, noh, niisugused mõistuse kindlustused, et kuidas selle päästmisega peab olema. Keegi on rääkinud oma kogemusi, mida tema koges ja kuidas see sündimine oli ja teine on rääkinud ja siis me võtame, et aga mul pole niisugust olnud ja ma tahaks ka niisugust ja kallid, need on kõik on tegelikult, kõik sünnid on tegelikult on erinevad. Ja sellepärast me ei pea väga nagu nende asjade pärast põdema. See on, eelkõige on see tegelikult usu küsimus. Ja sest, et ja see Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ainusündinud poja on andnud, et ükski temasse ei usuks, ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Kallid, seal samas võime lugeda selle salmi. Maailma ei tohi armastada. Kes armastab maailma? Oi. Aga nõnda on Jumal maailma armastanud, et on oma ainusündinud poja on andnud, et meid päästa. Ja sellepärast, ja ükski, kes temasse usub, et ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja sellepärast, kallid, nüüd sa pead selle selgeks tegema, kas sa usud issandasse või ei usu issandasse. Kas sa usud seda, et issand on sinu päästja, kas sa võtad teda selliselt vastu? Kallid, see ilmutus aegade jooksul suureneb. See on täiesti selge selline, et noh, et ütleme, et kui me tegime selle lapsena selle päästepalvel, ristimise vees küsiti, et kas Jeesus on su isiklik päästja? Ja on, tead, ristime ära, kõik see on selline lugu, et aga ma ütlen sedasi, et see tegelikult süveneb, sa hakkad seda veel rohkem mõistma, aga ma ütlen, et kasva selles asjas ja ära kahtle, see on tegelikult niivõrd vajalik asi. Sellepärast, et ma usun sedasi, et kui sa lihtsalt Jumala sõna juures nagu märkad sedasi, et paljud asjad on niimoodi, et noh, et sind ei peleta ära, sul, ma ütlen, võib-olla mõni peletaja sul võib olla. Vaata, kui sinus on veel, on kurjasid vaimusid, siis need kisuvad sind tegelikult issandast eemale. Ja Jumala lapse elus võivad täpselt kurjad vaimud olla. Sest kui me anname maad, sest et sõna ütleb, ärge andke maad kuradile. Ja inimesed, kus hakkavad kuradile maad andma, siis kurat võtab hea meelega, võtab maad. Ma ei tea, täna hommikul just abikaasa vist kunagi öösel seal vaatas mingit lugu ühest karjasest, noh, tegelikult oli väga tubli karjane, oli narkoman olnud, Venemaa üks selline karjane, keda lihtsalt jälgisime oma ajal pisut ja teadsime. No tead, ja ühel hetkel käis seal, ütleme, käis Pariisis, võttis ühe klaasi veini ja hakkas vaikselt selle vana elu peale tagasi minema. Vahest on see niimoodi, et sa oled kuskil kaugel, oled eemal, oled nagu teiste keskelt ära, mõtled, et siin sul õdesid, vendasid nägemas ei ole, et teen, mis ma teen. Ja oli üks suur kukkumine, noh nii, et enam ta tegelikult karjana ei ole. Noh, ütleme tänu Jumalale, et seal rehabiliteeriti ja usku kuidagi jäi praegusel hetkel, et ja noh, ütleme teised õed ja vennad püüdsid aidata, abielu lagunes ja kõik rasked asjad, mis sündisid, ütleme. Aga põhimõtteliselt on see nii, et vaata, kui see
tuleb see selline moment, et meid on võimalik tegelikult nendest asjadest ära kiskuda ja sellepärast on niimoodi, et me peame tegelikult hoidma ennast, me ei tohi mängida nende asjadega ja sellepärast, et vaenlane väga tegelikult valvab, et saada meis kuidagi maad. Ja see on meie vastutus väga tugevalt tegelikult selle koha pealt, et me talle maad ei annaks. Aga nüüd seesama lugu, et kas me armastame Jeesust ja vaata, ja tähtis lugu on see, ma ütlen sedasi, et kui sa tuled issanda valgusesse, ära lahku. Vaata, inimestel vahest on see niimoodi, et vaata, et ma ei taha siin olla. Teate, need kurjad vaimud peavad lahkuma tegelikult sinu juurest. Ja vaata, kui sa ei lahku issanda juurest, siis kurjad vaimud lahkuvad. Sellepärast, et vaata, nemad ei suuda tegelikult olla Jumala läheduses. Ja sellepärast on see niimoodi, et see on meie võimalus, et kui me tuleme issanda lähedale ja mis siis, kui meil on alguses on seal ebamugav just selle tõttu, sellepärast, et kurjad vaimud püüavad veenda ja see on selline. Aga lahendus on see, kui me tegelikult issandale lähedale hoiame ja siis temal tegelikult mingisugust maad ei jää, sellel vaenlasel tähendab. Ja nii ta on. Nii et see ülevalt sünd ja täiesti vaimu täis, ütleme, nagu piibel räägib, saage täis vaimu, see on meie mõõt. Meil on niimoodi, et meie poole paagiga ei sõida. Autol sul võib olla täna pool paaki või põhja peal, millega tulid, aga vaimulikus elus sa endal seda lubada ei tohi. Siin on niimoodi, et hoiad kogu aeg, hoiad paagi täis. Ja mitte sellepärast, et äkki tuleb selline päev, et äkki enam ei olegi bensu saada, et sellepärast hoiad seda, eks. Mitte see. Vaim on saada, selles ei ole mitte küsimus, aga tähtis on see tegelikult, et me oleksime täis, et seal mitte millegil muul ei oleks tegelikult, ei oleks ruumi. Nii et see vaimu pool väga tugevalt on siin, näed, 3. peatükis on räägitud. Nii et kiitus Jumalale. Ja ma ütlen, et vaatan kas ühe salmi ja kes usub pojasse, sellel on igavene elu, 36 salm, kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Nii et Johannes räägib väga, väga selgelt räägib nendest asjadest. Johannese evangeeliumis on väga, niisugused erinevad asjad. Näiteks see lugu Samaaria naisega. Mitte keegi teine sellest ju ei räägi evangelistidest, eks, aga Johannes räägib sellest. Ja väga, väga selline vajalik tegelikult selline vestlus, mis toimub ühe inimese ja Jeesuse vahel. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, et ma võtan seda siis selle Nikodeemuse lugu on ära ja võtame selle Samaaria naise loo. Ma ei tea, mul on ikka 4. peatükk on kirjutatud ka. Ja vaata, seal on ka selline lugu, et asi algab jälle veest. See on kaev, kus see kohtumine käib. Vett on vaja. Naine tuleb kaevule, Jeesus istub kaevu juures, ämbrit ei ole, aga ütleb selle naisele, et kuule, et ma tahaks ka juua saada, et anna mulle ka juua. Ja ta kõnetab nagu selle koha pealt, et kõnetab just seda vett küsides. Ja ütleme, et kuna seal on need sellised omavahelised suhtumised teemad, et juudid ja samarlased omavahel läbi ei saa, siis see nagu on nagu imestus sellele naisele, et kuidas sina juut küsid, minu käest küsid vett juua ja nii. Sealt areneb see vestlus, kõik need tähtsad asjad. Jeesus räägib, et nüüd on võimalik elavat vett saada, siis nad arutavad, et kuidas on õige palvetada ja kuidas on õige palvetada. Isa otsib neid, kes teda tões ja vaimus palvetavad. Ja see peab olema siiras ja palve peab olema ka vaimus. Isa otsib neid, kes on tões ja vaimus on palvetamas. Ja sellepärast on see nii, et kui, ütleme, kui palju enamuses on, ütleme, inimesed palvetamas mõistusega. Ja ütleme, et see on selline, aga mõlemad tegelikult peab olema, ütleme, et Paulus ütleb, et ma palvetan ja laulan mõistusega ja laulan vaimus ja laulan mõistusega, mõlemat on vaja. Minu niisugune selged kogemused, mina niisugune baptisti koguduse poiss, lapsest saadik selline palvetamine on ikka see, et ise mis jutustad. See on see palved, et kõik, kui ilusasti kõik oskad ja õpetati kodus ja õpetati mõni palve, kuidas palvetada ja lihtsalt räägid seda ja julgelt räägid igasugu lugusid ja jutusid ja on niimoodi ja siis vanad vennad oskasid eriti hästi. Ma mäletan, üks uue aasta vastuvõtmine oli niimoodi, et ja siis oli nii, et üks vend palus 45 minutit põlvedel, mina vaatasin kella, mul oli niisugune maine ammu juba magama seal kõrval ja vahepeal jälle ärkad üles, tema ikka palvetab, tal veel jätkab sõnu ja lugusid, mida rääkida. Tead, räägib ja siis kõrvalt ju peab niisugune tunne, et nagu millal minust niisugune palvetaja saab, et 45 minutit muudkui palveta, jutustada ma siin ei võin tead, eks. Aga niimoodi, et nüüd Jumalale rääkida seda, et teile võin küll, eks. Aga see, ja niisugune mõte. Ja teine kogemus oli see, läksime Elusõna piiblikooli. Need ei osanud mõistusega palvetada. Sest seal, kui oli niimoodi, et püüti, et tulge välja, et keegi midagi palvetage.
keeltes küll palvetavad kõik, kohe läks lahti kohe, see ilma jututa tead, eks. me ei osanud keeltes palvetada ja need ei osanud mõistusega palvetada. Ja siis, aga tegelikult mõlemat on vaja. Ja sellepärast on kallid nii see on, et ära ütleme ühte põlga ega teist põlga, sellepärast on mõlemad vaja. Isa otsib neid, kes tões ja kes vaimus palvetavad ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et näed, nad arutasid ka neid asju ja noh, ütleme palvetamisest arutati. No mis on veel tähtis teema, kui issandaga kokku saad, millest arutatakse? On see, arutatakse, kuidas on pereprobleemid. Noh, mine kutsu oma mees. Mul ei ole meest. No tead, no see mees, Jeesus ütleb, et sul on nii mitu olnud ja see, kes sul praegu on, see pole ka veel sinu oma. Et noh, see on selline lugu. Ja vaata, pereprobleemid võetakse lagedale. Näete, ütleme, et kui praegusel ajal, no ütleme, see pereprobleemide asi tõmmata lagedale, oi kui valus see on. No ütleme siin just eriti inimestele, kes maailmast tulevad. Elavad vabalt ja noh, ütleme, et asjad sassis, kõik need asjad on sellised. Aga tegelikult issandale läheb see tegelikult korda, et need asjad oleksid korras. Ja sellepärast Jeesus ei ütleb, ma ei puuduta niisugust ebameeldivat teemat, et tal on see niisugune valus koht ja tead, et mis ma seda haiget kohta hakkan puudutama, just puudutas seda haiget kohta. Teeme selle haige koha korda praegusel hetkel, et noh, et see on tegelikult sinu probleem, et see ei ole sinu õnn, mis elu sa oled elanud. Ja sellepärast Jeesus puudutas seda probleemi. Aga ma saan seda aru, mina siin samamoodi vahest mõnega isiklikult on puudutada seda probleemi. Inimene ei tule sellepärast enam siia, sellepärast, et ma olen ütelnud seda asja lihtsalt otse selle koha pealt, et nii ei käi need asjad, et paranda meelt oma nendest asjadest, mida sa teed. No kui inimene ei taha meelt parandada, siis sa tõmbad eemale. Aga ma usun, et Jumala vaim teeb tööd nende inimeste juures. Vaata, me peame tegelikult neid asju ütlema. Rist Johannesel läks pea, sellepärast, et ta ütles Herodesele abielu teemal. Lihtsalt sellepärast läks pea, sest ta puudutas ütle seda teemat, sul ei ole luba oma venna naist pidada. Et sa selle üle lõid ja võtsid endale ja nüüd on selline lugu, et sa siin oled. No muidugi ta siuke viha ja eriti selle naise poolt. Mida sina meie värki sekkud siin praegusel hetkel? Ja näed, kui paras hetk oli seal tütre seal sünnipäev, tead, siis on see selline lugu, et või kelle sünnipäev seal oli, eks. Ja kui see tütar just tantsis, eks, ja siis ta seal tõotab ja lubab. Ja noh, okei, ja Risto Johannese pea tegelikult läheb. Aga kallid, need on teemad, mida me näeme sedasi, mis on olulised ja sellepärast on see niimoodi, et see perede teema ja see asi, see on väga oluline teema. Ja et see, et siin meil Eestimaal pilgati, ütleme, isadepäeval, et kahe isaga on kõige ägedam isadepäeva pidada, see on tegelikult väga kurb, et seda sellist asja siin tehakse siin meie maal. Ja sellepärast andku Jumal lihtsalt armu. Ja sellepärast Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks ja siin on niimoodi, et sellel teemal tegelikult meie mitte mingisugused naljasid teha ei tohi. Ja sellepärast pereteemat me näeme sedasi, et kohe tegelikult Jeesus käsitles, kui ta rääkis. Ja nüüd, ega naisel palju rohkem vaja ei olnud. Ta sai aru sedasi, et kuule, mul on täna kõik öeldud. Ta on see, kes mul ütles praegusel hetkel kõik, jookseb oma linna tagasi ja läheb, räägib sedasi, et kuule, nüüd ma olen selle messiaga kokku saanud, kes on mulle kõik ütelnud ja teised tulevad ka ja tegelikult saavad aru. Ja sellest asjast ja parandavad meelt ja võtavad Jeesuse vastu. No nii, ja sellepärast, kallid, nüüd on nii, et see nagu see sellise Jumala tahte mõistmine. Järgmine lugu on, et võtta, siin on veel ühe loo, just jõuame võtta. On Kapernauma siis kuninga ametniku poeg, on haige, see on 4. peatüki lõpus. Ometi, ütlesime, galilealased olid teda hästi vastu võtnud ja siis on, ütleme, pühade ajal, aga siis 46. salm. Ja ta tuli taas Galilea Kaanasse ja kus ta oli siis vee muutnud veiniks. Ja siis läks üks kuninga ametimees, kelle poeg siis oli Kapernaumas haige ja läheb, et Jeesus tuleks ja tervendaks tema poja. No Jeesus ütleb ainult sõna. Ja sellepärast, kallid, vaata see sõna, mida me saame Jumala käest, on nii tähtis. Teate, sõna saab ise ka Jumala käest välja pressida. Ma mõtlesin, kas ma räägin teile või ei räägi, aga ikka räägin. Vaata, kui mina olin laps, elasime Moostepalvelas. Seal teise korra peal oli seal üks suurem tuba, mis oli selle palvele juurde ehitatud ja seal me elasime. Emal oli kuidagi tervis paha, oli haige ja magas päeva ajal. Mina tahtsin minna naabritüdruku juurde mängima. Teate, siis ütlen emale seal, et kuule, tead, et ma lähen naabrite juurde ära. Me kahekesi olime kodus, teised olid kuskil kõik ära. Mina ei olnud koolis, vend oli koolis ja isa oli tööl ja kahekesi olime seal. Ema ütleb, et ära mine ära praegusel hetkel, ma olen haige, et ole ikkagi kodus, et tal on nagu niimoodi meeldivat on seal. No nii, varsti ema jälle vaikselt jääb magama, tead, ja juba ma tunnen, et vaikselt juba nohiseb ja norskab seal. Siis ma küsin niimoodi, et ema,
ma lähen sinna Salujärvele, et ma lähen naabrite juurde, ma lähen. ema, ahah, tead, lihtsalt unes räägib vastu. siis ma läksin vaikselt minema, tead, ja läksin ära, et ahah, tuli ju sealt, et ema pärast, kus sa poiss olid, tead. ei noh, ma küsisin su käest, sa ütlesid ahah, tead, kallid, vaata, inimesega sa võid nii teha, aga me issand ei tuku. ja sellepärast on see niimoodi, et siin mina võtsin kavalusega nagu selle sõna ja näed, täna lihtsalt tunnistan, et tegin niisugust trikki, sest nii tahtmine minna oli ja tegin ennast veel õigeks ka variseri kombel, et jah, sõna olin saanud ja käisin aga mängimas. ja noh, ütleme, et oli selline lugu, aga kallid, siin on niimoodi, kallid, et me siin ei saa manipuleerida Jumalaga, et me kuidagi siit sõna võtame. siin on niimoodi, et sa võta see sõna, mida issand sulle ütleb. ja sellepärast on see nii, et see on tegelikult on selline kõige selline olulisem asi, mida tegelikult me issanda käest kuuleme. ja sellepärast tänu Jumalale. Mõtlen, et teen korraks lõpuks niisuguse mõne mõtteliigutuse veel esimesest Korintuse kirjast. ja lugesin seda Korintuse kirja tänasel hommikul ka veel korraks. no seal on väga sellised tugevad ütlemised, on nagu selle koha pealt, et nagu ütleme, et on öeldud sedasi, et vaimne inimene mõistab kõike. vaimne inimene mõistab kõike. no teate, oled vaimne inimene, siis ma teatan sulle, et sina mõistad tegelikult kõike. aga nüüd tuleme korraks, nagu see on 2. peatüki 15. salm, kus tegelikult on, kus on räägitud. nii, aitäh pausi eest. ma saan ka oma paberid välja võtta, mul olid osa siia jäänud. nii, nüüd on selline, ma võtan selle Korintuse kirja märkmed, mul on neid nii palju, aga no olgu, võtan midagi. ja vaata, siin on niimoodi, et vaimne inimene mõistab kõike ja sellepärast on see nii, et ära selle salmi pealt nüüd uhkeks mine, et me oleme nüüd targad, ma olen Jumala laps ja ma tean kõike, ütleme, et me vahest võime niimoodi minna. eks me ütleme, peaksime nagu aru saama seda, millest on nagu tegelikult issand siin rääkimas ka siin oma sulase Pauluse läbi. ja nüüd on niimoodi, et 1. Korintuse kiri algab sellega, et see on kirjutatud kõigile nendele pühadele, kes on seal Korintuses ja teistele pühadele ka veel, kellel see kiri nagu jõuab. no nii, ja 5. salm ütleb, te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see meie, see rikkus ja see kõige nagu selline mõistmine, see on eelkõige, millest ka siin Paulus räägib, on see, et me mõistame Jumala sõna. me loeme seda ja meil tekivad seal pildid, meil tekib arusaam. Me mõistame teatud selliseid asju, mida on vaja sealt just mõista. Siis ta ütleb, et 7. salmis ütleb sedasi, et teil ei ole puudu ühestki armuannist, ühestki vaimuannist ei ole puudu. Jumal on oma vaimu andnud ja selle kaudu on tegelikult meile nii palju antud, teil ei ole seda puudu. Ja siis on muidugi probleem, et teil on riiud seal oma keskel, et ühed on ühe poolt ja teised on teise poolt. Et ta ütleb, et ega Kristus ei ole ju tegelikult mitmeks jagatud. No sealt ma juba siis seda rääkisin, et kus Paulus seda ütles, et juudid otsivad tunnustähti ja imesid, eks, ja kreeklased otsivad seda tarkust, aga Paulus ütleb sedasi, aga mina tulen praegusel hetkel teie juurde, 1.24, ta ütleb sedasi, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on Kristus Jumala vägi ja Jumala tarkus. Ja sellepärast ta kuulutab ja räägib nendele lihtsalt seal Kristusest Jeesusest. Ta ütles, ma ei taha teile muudest teemadest rääkida, ma räägin teile issandast praegusel hetkel ja seal on teie jaoks tegelikult, seal on jõud teie jaoks ja seal on tegelikult see tarkus. Sest et issandas peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded, mida iganes on. Aga vaata, küsimus ongi selles, et maine inimene ei suuda seda mõista. Ja sellepärast on see nii, et ja ütleme, et ja 3. peatüki algusest ütleb, ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele ning väetitele lastele Kristuses. Ma jõudsin teile piima ega andnud teile tahket rooga, sest seda ei oleks te veel talunud, ega talu veel ka nüüdki. Ja sellepärast, kallid, see ongi niimoodi, et vaata, eks me koguduses oleme siin kõrvuti koos. Et kes taluvad tegelikult, ütleme, rohkem tahket rooga, kes ei talu ja sellepärast on niimoodi, et eks see käib niimoodi, et eks seda toitu tuleb anda ka nagu sellise ettevaatlikkusega, kuidas tegelikult seda, nagu see kõht vastu peab. Ja sest, et vaata, last tuleb sööta ikkagi vastavalt tema eale. Ja sellepärast, aga täna, ütleme, see üleskutse on selle koha pealt, et
kasvage ja kasvage ja saage täis vaimu ja vaata, see on tegelikult see, mille poole me peame tegelikult jõudma ja sellepärast ja need, kes me oleme juba vaimu saanud, Galatia seal kirja 6. peatüki alguses, et teisi tuleb tegelikult niisuguse tasase vaimuga nagu siis juhatada. Vahest ongi niimoodi, et teatud sellised momendid, et need ütleme sellised vaimu saanud kogudused, sellised, ma mäletan, et ühes kohas, kus ma olin, näed, nägid, baptisti pastor tuli, kutsuti kohe ette, no kuule, me paneme su nüüd ka siin vaimu täis, tead, et tule aga siia ette, tead, no tead, nii ebamugav, ma isegi läksin seal ette, tead, aga see ei ole absoluutselt midagi toredat ega ilusat, kui see nii käib. No oli siin üks teine kogudus, armas vend Rudolf, jumal õnnistagu teda, ta tuli nii mahedalt ja nii pehvelt, et tema käest võtsid kõik vastu. Ja sellepärast on see nii, et olgu meil tegelikult tarkust nagu nende vaimu asjadega ka, kes me oleme vaimu saanud ja kellel veel seda nagu ei ole, aga igal juhul on nii, et väga, väga tähtis, et sa oleksid uuesti sündinud, et sa oleksid vaimust sündinud. Ja ma ei kutsu täna neid, kes on, ei tea, 10. korda tuleb seda tegema, vaid aga kui sa ei ole seda teinud, siis ma kutsun sind, sellepärast, et aga lihtsalt, et see peab sündima. Amen. Aga tõuseme ja oleme palves ja kui laulma hakkame, siis võib päästepalvele tulla siia ette, kui keegi tahab. Halleluuja. Isa, me täname sind, tänu sulle selle tänase hommiku eest ja tänu sulle, Jumal, et võime olla su sõna juures. Ja tänu sulle, Jumal, et sa teed oma sõna meile lihtsalt elavaks. Tänu sulle, Jumal, et sa näitad tegelikult seda, mis seal kirjas. Tänu sulle, Jeesus, et sina oled Jumala poeg, sa oled see Jumala tal, kes on kõik maailma pattu kandnud. Ja tänu sulle, et on need kuulutajad, on Rist ja Johannes ja Johannes, kes on evangeeliumi kirjutanud ja tänu sulle, et see evangeelium on jõudnud meieni. Tänu sulle, Jeesus, et me oleme võinud sind vastu võtta kui oma päästet ja me võime olla, Jumal, sinu lapsed. Jumal, me täname sind, et sina juhid meid oma vaimu läbi, sa teed meie elusid korda, isa, sina näed meie vaimulikku elu, sa näed, kui palju su vaimul on ruumi, sa näed meie abielusid, sa näed meie kõike seda igapäevast elu, kui palju on valet, kui palju on veel valesid asju, mida me sallime oma eludes. Isa, me täname sind, et sa teed kannatlikkusega meie juures tööd. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, Jumal, selle ilusa hommiku eest, kus sa tegelikult armastuses oled püüdnud meid täna lihtsalt kasvatada ja juhatada. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.